Tommy Robinsoni peeti kinni Heathrow lennujaamas väidetava terrorismi tõttu. Tema tegelikuks kuriteoks on jõukude ebaseadusliku rände ja nende tragöödiate paljastamine, mis toimuvad samal ajal, kui valitsus püüab neid avalikkuse eest varjata. Mis juhtuks, kui sinust saaks homme peaminister? Mida sa muudaksid? Ma peataksin islami. Ma lõpetaksin välismaise rahastuse sellesse riiki. Kõik migrandid viidaks hotellidest välja ja saadetaks homme sõjaväe poolt tagasi. Kus sina pärit oled? Aitäh, härra. Tommy Robinson on arreteeritud, sest ilmselt on ta Ühendkuningriigi arvates terrorist, tohutu oht Inglismaa rahvale. Ja see tuleb muidugi ajal, mil Inglismaa teatab, et nad püüavad keelata alla 16-aastastele sotsiaalmeedia kasutamise. Sest äkitselt erinevalt grooming-jõukudest hoolivad nad oma laste kaitsmisest. Kuid nad ei keela rakendust nimega Blue Sky, mis on vasakpoolne poliitiline rakendus. Ja nad keelavad lastele X-i, sest see on rohkem parempoolne ja inimesed jagavad seal oma tõelisi arvamusi, aga Blue Sky'd nad ei keela. Ja nad on valmis Tommy Robinsoni kui terroristi arreteerima. Lähme detailidesse. Tere tulemast Vastupanule. Mina olen Meira Ka, teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnupule, et teavitused sisse lülitada. Vaadake videot ja tehke kõik vajalik, sest nüüd olete osa meie Vastupanu liikumisest. Ja see algab Tommy arreteerimise hullumeelsuse väljaütlemisest, nagu ta siin 13. juunil postitas. Ma olen jälle terrorist. Mind peeti täna Heathrow lennujaamas kinni peaaegu 3 tunniks. Mind peeti kinni 2019. aasta terrorismivastase ja piirijulgeoleku seaduse paragrahvi 3 alusel. Politsei võttis mu telefoni ära. Nii et siin me jälle oleme. Paistab, et tuleb jälle maksta rohkem kaitse- ja kohtukulusid. Kurat küll. Vabandust, täielik hullumeelsus. Palun aidake toetada minu Luu õigusabifondi kaitseks siin. Muide, huvitav fakt. Elon Musk oli üks neist, kes toetas Tommy Robinsoni, kes on nüüd saanud triljonäriks, eks. Ta toetas Tommy Robinsoni paljude tema õiguslike võitluste ajal süsteemi vastu, mis üritab Tommy Robinsoni vaigistada. Ja me oleme siin, et rääkida, miks nad Tommy Robinsoni nii tugevalt vihkavad. Mis on paragrahv 3 neile, kes ei tea? Paragrahv 3 on terrorismi süüdistus 2019. aasta julgeolekuseaduse alusel, millega luuakse uus kuritegu, vaimistuda eluohtliku teo toimepanemiseks lõhkeaine abil. Nii et mingil põhjusel arvavad nad, et neil on mingisuguseid tõendeid selle kohta, et ta plaanib kasutada lõhkeaineid, mis on kummaline, sest ta on pigem poliitiline tegelane. Isik paneb toime kuriteo, kui ta valmistub teoks või tegutseb viisil, mis on ettevalmistus eluohtlikuks teoks. See tegu hõlmab lõhkeainet. Isik kavatseb tegutseda poliitilisel, usulisel, ideoloogilisel või sarnasel eesmärgil. Väga huvitav oleks teada, milliseid lõhkeaineid nad arvavad, et Tommy Robinson plaanib kasutada, välja arvatud juhul, kui tema suu on nii plahvatusohtlik, et nad peavad seda probleemiks. Ja me teame, et Ühendkuningriigis nad teevad seda. Nii et Amy Mack, keda te kõik kindlasti teate, juhib seda imelist organisatsiooni nimega RARE, mis on palju paljastanud Ameerika ülevõtmist islamiseerimise kaudu. Kirjutab järgmist. Briti režiim pidas Tommy Robinsoni eile Heathrow lennujaamas kinni terrorismivastase seaduse alusel, konfiskeerides tema telefonid nagu tavalised kurjategijad, sihikule võttes tõerääkija. Mitte sellepärast, et oleks terrorist, vaid sellepärast, et ta on ainus julge mees, kes paljastab massilise islami ja alaealisi ära kasutavad jõugud, kes vägistavad tuhandeid briti tüdrukuid ning poliitiline klass varjab seda jälestusväärselt, kaitstes koletisi ja reetes oma enda lapsi. Nad tahavad ka tema kontakte. Nad tahavad vaigistada võrgustiku, mis võitleb süütute eest. Naljakas fakt. Tommy Robinson jälgib mind tegelikult X-is, mida ma pean tohutuks privileegiks. Jällegi, ma ei nõustu kõigega, mida see mees teeb, kuid see, et ta on valmis kõigega riskima, et võidelda ülevõtmise vastu, on minu arvates midagi, mida me kõik peaksime toetama ja hindama. Aga ta tegelikult ohverdab, kuigi mitte oma elu. Ma mõtlen, kuigi ma eeldan, et ta saab iga päev islamistidel tapmisähvardusi, kuid oma elukvaliteediga. Teda arreteeritakse, teda peetakse kinni, ta on veetnud aega vanglas ja nii edasi ja nii edasi. Kõik peavad praegu teadma, et argpüksid, kes hoiavad Tommit kinni, uurivad tema telefoni. Neil on otsene kontakt kõigi meiega, kes keelduvad vaikimast. Nad loodavad lugeda iga sõnumit, eriti minu oma, kus ma nimetan neid rämpsuks. Nad on reeturid, kes aitavad ja soodustavad noorte tüdrukute oma riigi ja kõige korraliku hävitamist. Nad müüsid end võimu, raha ja moslemite häälde nimel. Tommy on kangelane Suurbritannia ja lääne jaoks. Seisa tema eest. Tõde ei peatata. Ja see on hoiatus Ameerika konservatiividele. Te ei peaks enam Suurbritanniasse reisima. See pole meie jaoks enam ohutu. Ma olen keeldunud igast esinemiskutsest seal. Ma usun, et mind tapetaks, kui ma nende pinnal astuksin. See on pilt Amist ja Tommist. Aga vaatame natuke lähemalt, mis juhtus. Neile, kes tegelikult ei tea, kes Tommy Robinson on, arvan, et see video annab huvitava ülevaate sellest, mille eest ta seisab. Mis juhtuks, kui sinust saaks homme peaminister? Mida sa muudaksid? Ma peataksin islami. Ma lõpetaksin välisrahastuse sellesse riiki. Kõik migrandid viidaks hotellidest välja ja saadetaks homme sõjaväe poolt tagasi. Ma pööraksin ümber, ma korraldaksin ümber asumise. On aeg, et paljud moslemid lahkuksid sellest riigist, kui nad ei kavatse olla väga sarnased. On aeg koju minna.
Teil on oma kodud, kuhu minna. See on meie kodu, meil pole kuhugi minna. Me ei luba enam sellel muutuda. Sa nägid täna, inimesed on tüdinenud, mees. Inimesed on tüdinenud. Ole vait, okei. See ongi see, mille eest ta seisab. Ja jällegi, inimesed peavad teda rassistiks ja äärmus parempoolseks. Ja pean ütlema, et kuni 20-25 aastat tagasi võisin ka mina nii arvata. Vau, see on väga intensiivne. Mida sa ütled? Kuigi ma vist polnud siis veel sündinudki. Aga see selleks, see on hoopis teine teema. mis mulle selle juures uskumatu tundub, on see, et tänapäeval kuulad seda ja mõtled, et selles on tegelikult väga palju mõtet. Väga palju mõtet, sest see islamistlik asi ei käi enam usuvabaduse ega selle kohta, et olla kena nende armsate indiaanlaste vastu, kes tulevad siia ja püüavad Ühendkuningriigis elatist teenida. See on seotud ülevõtmisega, sissetungiga ning sellega, et valitsused ei tee õigeid asju selle peatamiseks ja inimeste enda raha läheb selle toetamiseks. Fakt, et meie maksumaksja raha läheb selle hullumeelsuse peale, on lihtsalt uskumatu minu jaoks. See on see, mille eest Tommy Robinson seisab. Ja inimestele, kas meeldib see või nad vihkavad seda. Ja jällegi, tal on väga intensiivne isiksus. Aga ta on selline inimene, kellega sa tegelikult ei taha jamada. Kust see pärit oled? Aitäh, härra. Jälgi teda, anna mulle teada, kui ta tuleb mu selja taha. Ta ajab mind kuradi ma närvi, vend. On hea sinuga rääkida saada. See on hea muidugi. Kuule, tee oma käik ära. Sul on siin juba 10 võimalust olnud, mees. Jah, anna minna siis, proovi siis. Ära tõsta kätt niimoodi. Proovi, ma seisan otse siin. Mis mulle selle juures meeldib, on see, et tavaliselt, kui kedagi jälitatakse, siis nad oleksid nagu, ei, mind jälitatakse. Tema aga on nagu, okei, ma näen, et nad jälitavad mind, nii et nüüd, miks te ei tule ja ei ründa mind? Te ei taha Tom Robinsonit rünnata, te lihtsalt ei taha teda lüüa. Või mitte ainult ei tee ta sind kuulsaks inimeseks selle eest, et sa teda ründasid, vaid ta on ka tugev ja võimekas ning ta ei karda taganeda. Aga see ongi tema iseloom. Ta ei karda taganeda ja sellepärast ongi Ühendkuningriigil üsna rumal arvata, et nad peaksid ta kinni pidama ja et kõik laabub vaikselt. Sest mitte mingil juhul. See, et Tommy Robinsoni peeti kinni terrorismivastase seaduse alusel, mis tähendab, et ta võib mingil määral kasutada lõhkeaineid, ei saanud juhtuda nii, et keegi seda ei märka või sellest ei räägi. Olukord Ühendkuningriigis on hirmutav. Õige. Tommy Robinsoni kinnipidamine on näitaja sellest, mis Ühendkuningriigis toimub. Tommy Robinson peeti Heathrow lennujaamas kinni väidetava terrorismi tõttu. Tema tegelik kuritegu on jõukude, ebaseadusliku rände ja nende tragöödiate paljastamine, mis toimuvad samal ajal, kui valitsus püüab neid avalikkuse eest varjata. Tead mis? Tänapäeval on meil vist tekkinud selline enesekindel suhtumine, et me usume, et kuuleme lugusid vanadest aegadest, kuidas valitsused tõesti püüdsid inimesi maha suruda ja ei lubanud neil asju välja öelda. Ja aeg-ajalt oli mõni kangelane, kes midagi tegi, vastu hakkas ja siis hukati. Ja me oleme justkui jõudnud sellisesse reaalsusesse, kus usume, et see pole enam tänapäeva teema, et seda ei saa praegu juhtuda. Ja siis näed, et on keegi nagu Tommy Robinson, kes lihtsalt räägib fakte ja jagab infot ning teda rünnatakse ja püütakse vaigistada ning äkki saad aru, et me pole tegelikult millestki välja kasvanud. Me oleme lihtsalt uuel ajastul, kus toimuvad täpselt samad asjad, kui sa üritad seista vastu valitsusele, kellele sa ei meeldi ja kellel on palju võimu, siis nad teevad kõik, et sind vaigistada. Ta julgeb esitada küsimusi ja nõuab vastutust neilt, kes on võimul. Meid konservatiive kiusatakse taga. Nad püüavad meid keelata, välja jätta, vaigistada. Nad sildistavad meid rassistideks või fašistideks, et meid alandada ja diskrediteerida. Me peame türannia vastu võitlema. Piisab. Demokraatiat rünnatakse. Ma ei läheks nii kaugele, et seda öelda. Ma siiski arvan, et meil on demokraatia, nagu me elame demokraatias, aga see liigub kiiresti suunas, kus kui me ei tõuse püsti, siis nad võtavad meilt järjest rohkem ja rohkem õigusi ära, eks. Nii, administraatori postitus, Tommy palus mul edastada sõnumi ja vabandada kõigi Ühendkuningriigi inimeste eest selle eest, et ta on terrorist. See on tegelikult tema poolt väga tore postitus. Ilmselgelt on keegi tema endise kätte saanud, sest tema telefon on ära võetud. Tommy palus mul edastada sõnumi ja vabandada kõigi Ühendkuningriigi inimeste eest selle eest, et ta on terrorist. Milline troll? Täielik troll. Tuletan meelde, et Tommy Robinson on sellest teemast juba ammu postitanud. Islam on vallutamise religioon. See on tema sõnum. Seda ta üritabki kõigile näidata. Ja ta on käinud Ameerikas ringreisil, eks ta on näinud, mis toimub Ühendkuningriigis, ta on näinud, mis on juhtunud Suurbritannias ja Iirimaal ja nii edasi, ja ta ütleb, Ameerika, ärka üles. Ärka üles. Tommy Robinson on sellest teemast juba ammu postitanud. Seda ta üritabki kõigile näidata. Ja ta on käinud Ameerikas ringreisil, eks ta on näinud, mis on juhtunud Suurbritannias ja Iirimaal ja nii edasi, ja ta ütleb, Ameerika, ärka üles. Ärka üles.
on aeg üles ärgata. Ühendkuningriigist saab järgmise 20 aasta jooksul moslemite enamusega riik. 1000%. See on juba nii. Kristlased teevad aborte, tapavad oma lapsi, muudavad oma lapsed geideks ja homoseksuaalideks ning siis võtavad ülejäänud noored, kes kuidagi abordist pääsevad. Nad muudavad end transsooliseks ja lõikavad ning moonutavad oma kehaosi. Islam levib nagu viirus. Kas oled hiljuti Londonistanis käinud? Ja nüüd on kõige levinum beebinimi Londonis Muhammed. Kõige levinum beebinimi Dublinis on mis? Muhammed. Vaata, huvitav selle juures on see, et nüüd me teame, et Charlie Cook hukati oma arvamuste pärast. Ta kõrvaldati sõna otseses mõttes avalikult, ta hukati, ta mõrvati. Ja Tommy Robinson ei tagane. Ta ei tagane, isegi kui ta on näinud, mis on juhtunud inimestega, kes jagavad sarnaseid sõnumeid. Hiljuti korraldas ta Ühendkuningriigis tohutu marsi, sest tal on nii palju toetajaid. Ja see oli väga kuulus. Ja me kajastasime seda palju, kuidas Ühendkuningriik põhimõtteliselt keelas parempoolsetel kommentaatoritel sellele üritusele tulla. Öeldes umbes, et te olete, mis see täpne sõnastus oligi? Mitte oht meie ühiskonnale, vaid oht tsiviildiskursusele või midagi sellist. Ma võin täpselt sõnad üles otsida. Tegelikult peakski, oota üks hetk, ei ole avalikkuse hüvanguks soodne. See oligi täpselt nii, et ei ole avalikkuse hüvanguks soodne. Ja see on taas meeldetuletus, et samal ajal, kui nad püüavad tagada avalikkuse hüve, turvalisust ja heaolu, nad keelavad Twitter X-i alla 16-aastastele sotsiaalmeedia keelu raames, kuid nad ei keela Blue Sky'd. Mina isiklikult pooldan täielikult alla 16-aastastele igasuguse sotsiaalmeedia keelustamist. Ma arvan, et sotsiaalmeedia on täielik saatan. Ma arvan, et tehnoloogia on saatan ja lapsed ei tohiks sellega üldse kokku puutuda. Ja jah, kuni sa oled 16 või 18, ei tohiks sul olla mingit kokkupuudet tehnoloogiaga. See pole hea sinu silmadele, see pole hea sinu ajule, see pole hea sinu emotsionaalsele tervisele, see pole hea sinu sotsiaalsetele oskustele, see pole hea mitte millelegi. Sul ei peaks seda olema. Kuid kui te hakkate sotsiaalmeediat keelustama, siis miks te ei keela Blue Sky'd? Ja Blue Sky'd. Sky, neile, kes ei tea, see ei ole kindlasti reklaam, on täiesti vasakpoolne uudistekanal. See on nagu X, aga vasakpoolsetele, eks. Ja nad ajavad siin täiesti kohutavat poliitilist agendat, mida me juba teame. Neid ei keelata 16-aastastele. Nii et Ühendkuningriik ajab seda asja põhimõtteliselt edasi. Tommy Robinson ei ole avalikkuse huvides. Ta on terrorioht. Me ei pane tähele neid laste seksuaalse ärakasutamise jõuke, millele ta tähelepanu juhib. Ja me keelame need sotsiaalmeediad, sest need on alla 16-aastastele väga halvad. Aga ainult parempoolsed arvamused on 16-aastastele halvad, mitte vasakpoolsed arvamused. See on kõik poliitiline. See on kõik poliitiliselt motiveeritud nende inimeste poolt, kes kardavad, et nad paljastatakse. Aga kahjuks nende jaoks on nad juba paljastatud ja nende võim on piiratud. Ja inimesed suudavad näha, mis toimub. Ja kui me liigume edasi, muutume üha enam inimeste grupiks, kes ei ole rassistid. Me ei ole äärmuslased. Me oleme tegelikult üsna ratsionaalsed. Me suudame tegelikult näha, mis toimub. Tahad väita, et alla 16-aastastel ei peaks olema tehnoloogiat? Absoluutselt, olen sinuga nõus. Tahad väita, et terrorism on sinu riigile halb? Absoluutselt, olen sinuga nõus. Aga ära otsusta, et siin see kehtib ja seal mitte. Ära otsusta, et sa võid lubada sõna otseses mõttes terroristidel, sõna otseses mõttes immigrantidel sisse tulla ilma piiranguteta ja neid rahastada. Aga kui siis on inimesi, kes sind selle eest kritiseerivad, siis see on justkui terrorism. See ei toimi, see ei ole okei, see on vastuvõetamatu. Ja just sellepärast, mu sõbrad, peamegi vastu astuma. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.